1, 2, 3 ja läksime. No nii, tere maailm, siin Lauri üks partner kinnisvarast ja tänases videos toon sulle siis ühe suurima müüdi, mida räägitakse siis maaklerite kohta. See müüt on väga lihtne, et maakler ei tee tööd, võtab niisama raha, paneb kuulutus ülesse ja tulenevalt sellest saab omanik siis oma kinnisvara eest vähem raha. Tegelikult see müüt on tekkinud sellest, et eks me teame, et maaklerite osas on ka konkurents suur ja proovijaid ja kalastajaid on palju. Tihtipeale mingi kontingent maaklereid loob omanikele alusetuid illusioone, kas siis teadlikult või tulenevalt oma kogenematusest valetades omanikule või luues siis illusioone hinna kohta. Tihtipeale öeldakse, et su 200 000 maja maksab, mina müün selle maha 350-ga. Seda tehakse ainult sellepärast, et saada see nii-öelda listing või see objekt või see leping siis endale, et mina saaks seda müüa. Mis juhtub? Hästi palju inimesi läheb liimile. Ta tõesti loodab, et sa usaldad ju eksperti kokkuvõttes. Ekspert tuleb sinu juurde ja ütleb, et kuule, 350 000 maja eest. Omanik ise võib-olla mõtles 220 äkki või. Ikka mõtled, et su enda kodu on kallim natukene, eks. Siis tuleks sinu juurde ja öeldakse, et kuule, 350, päris hea ju. Okei, aga võtame, teeme ära tõesti 350, mis juhtub? Juhtub siuke suur äng. Esimesed 4 kuud ei juhtu mitte midagi. Sest inimesed, ostjad tahavad osta võimalikult odavalt, müüjad tahavad müüa võimalikult kallilt ja üks nii-öelda spetsialist on sulle ka mingeid asju kokku lubanud. Et siis hakatakse hinda langetama. Omanik muutub nagu selliseks närviliseks, et kurat, lubas 350 ja läheb võib-olla aastake mööda, võib-olla 6 kuud, sõltub inimesest. Lõpuks nad langetavad selle hinna nagu õiglase hinnataseme peale, mis on siis, ütleme, 220, 200, mis see maja reaalne hind oli meie näite puhul. Ja siis omanik ütleb, kurat, ma oleks võinud ju ise müüa. Antud case'i puhul maakler ei toonudki sulle mitte mingit väärtust, sest ta valetas sulle, sa suhtlesid ebakompetentse inimesega. Aga tegelikult, mida asjalikud inimesed või asjalikud maaklerid teevad, nad vastupidiselt üritavad luua sinu müügiprotsessi ja lisandväärtust. Mitte luues illusioone, rääkides reaalsetest numbritest, lähtudes faktidest ja faktid põhinevad alati millelgi. Ma isiklikult vaatan toimunud tehinguid, uurime natuke tausta ja vaatame ikkagi numbritesse. Mitte ei ennusta pudrupaksu pealt, et nüüd su maja, mis maksis 200 000 eurot 2 kuud tagasi, on järsku tõusnud 450 peale. Ma tean, paljudele inimestele meeldib see jutt, tegelikult see on valetamine. Meie enda tööga suudame tuua sõltuvalt objektist kuskil 10% rohkem raha sulle. Ehk siis 220 majal, tehes kvaliteetsed pildid, tuues välja nagu su maja põhilised plussid ning neid adekvaatselt turundades, me suudaksime potentsiaalselt seda müüa 220, 230-ga, sõltuvalt objektist. Samamoodi korteritega. Eks see protsent on sama. Üldiselt me müüme kinnisvara, asjalikud maaklerid siis, müüvad kinnisvara kuskil 15% kallimalt kui seda omanikud. Nii et müüt, et maakler ei tee mitte midagi, paneb kuulutuse ülesse, ei vasta siis asjalike maaklerite puhul tõele, et tegelikult me proovime sulle reaalselt tuua rohkem raha. Ma loodan, et sellest videost oli sulle mingit kasu. Kui sa tundsid, et äkki siit tuli mingit lisandväärtust, sul on tekkinud müügimõtted, siis ole hea, võta ühendust, äkki saame üksteise jaoks kuidagi kasulikud olla. Tšau!